Tšau, kallid Kuutaro kanali vaatajad, aitäh kõikidele peregrupi liikmetele, kes siis jätkuvalt toetavad kanalit, annavad motivatsiooni edaspidiseks. Vahepeal läks neid liikmeid siis nagu vähemaks. Nüüd paar liiget on jälle juurde tulnud, see on ainult positiivne. Kindlasti, kui teil on võimalus kanalit toetada ja tahate näha ka ilma reklaamideta videosid ja natukene paremini vaadatavaid videosid, siis mis on ühes tükis kõik tähtkujud, siis kindlasti liituge peregrupiga. Lisan siia videole selle ette ära, et kõik siis kindlasti vaadake, video all on kirjas, kuidas saate liituda peregrupiga. Ja üldplaanis vaatame siis, mida see nagu mai teine pool toob kõikidele 12 tähtkujule suhetes ja armastuses siis. Tšau kõikidele vähkidele, kindlasti visake videole pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab kanalit toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida mind ka Instagramis. Ning vaatame siis üle, mis siin vähil on tulemas. Lähitulevik, suhted, armastus. Lähitulevik, vähile, suhted, armastus. 2 kaarti veel võtta. 1 kaart võtta ja hopsti. Ja vist oli see kaart siin, läks tagurpidi. Võtame siit järjest see ja siis see ja hakkame siit tulema. Läheb põnevaks, sellepärast esimese kaardina vähile kohe väljas karikate emanda kaart. Karikate emand nüüd on siuke vee-energia, nii et kindlasti võib näidata vähid siin teile teie enda energiat. See on hästi hea siuke empaatiavõime energia, tingimusteta armastuse energia, see on emotsionaalne ja spirituaalne inimene. Räägib võib-olla ka väga tugevast nagu intuitsioonist, eks ju. Võib ka kellegi jaoks olla siuke eneseavastamise kaart, et te võite selle energia saavutada, te võite selle energia nagu säilitada. Muidugi on siin ka paljude jaoks võimalus, et see on siuke austaja partneri energiakaart. Tegemist on naisenergia kaardiga, samas naisenergiat võib olla mõlemal sugupoolel. Et mõlemale sugupoolele tegelikult väga hea spirituaalsuse kaart. Nüüd muidugi teise kaardina tuleb siia keskele välja siis õigluse kaart. Ja õigluse kaart võib tähendada mingit positiivseid uudiseid või mingit positiivset lahendust mingile olukorrale. Muidugi see on ka siuke kaart, mis ütleb, et kui te jäite minevikus mingis olukorras nagu kannatanuks, siis tundub, et te tulete sellest olukorrast välja nagu võitjana. Ma ei tea siis, mis mõttes võitjana, aga igal juhul siin on nagu siuke energia, et kui teile kunagi tehti nagu ülekohut, siis nüüd justkui need saavad nagu tasutud või ma ei tea, mis see kellegi jaoks võib tähendada, kellegi jaoks kindlasti mingeid positiivseid uudiseid või mingid selgust mingisse teatud olukorda. Aga nüüd, nagu ma enne ütlesin, et see kaart tuleb keskele ja teisele poole siis sellest kaardist, 3. kaardina esimesse ritta tuleb välja mõõkade kuningas. Ja väga huvitav, et see võib tähendada 2 inimese vahel mingit kohtuprotsessi või midagi siukest, sest õiglus on seal keskel. Muidugi õiglus soovitab olla aus ja õiglane enne kõik iseendaga ja siis ka teistega, eks ju. Et siin kindlasti ei tohiks nagu valetada, et läbi selle on siis universum ka teiega aus. Muidugi siit on vastu tulema siis meesenergia mõõkade kuningaga. Muidugi jällegi meesenergia võib tähendada mõlemat sugupoolt, nii meesterahvast kui naisterahvast, eks ju. Aga mõõkade kuningas on kindlasti hästi siuke nagu sihikindel inimene. Ta on hästi nutikas, aus, õiglane. Muidugi mõõkadega kindlasti hästi hea nagu suhtleja, samas võib tegemist olla siukse hästi otsekohes ütlemisega inimesega. Et paljudele see võib-olla ei sobi, samas see võib nagu tunduda siuke nagu enesekehtestamise energia. Et kui tunnete ennast selles energias ära, siis on see teie nagu siuke energia või võib-olla võite te saavutada selle energia. Aga kindlasti siis jällegi ka see kaart võib olla siuke nagu austaja partneri lähedase isiku energiakaart. Et võimalusi on, aga siin, et see õigluse kaart on keskel, võib-olla kõige paremat ei tähenda. Samas ei saa öelda midagi, sellepärast et teist rida tahab siis vähkide jaoks alustada keisrinna kaart. Ja kui siin emanda ja kuningaga on võimalus, et need on mõlema sugupoole kaardid, siis keisrinna on viljakuse ja raseduse kaart. Ja see kaart saab siis olla ainult naisterahva energia, aga see ongi siis hästi külluslik ja viljakas naisterahva energia. See võib tähendada nagu siukest luksuslikku elu või kõigega nagu rahulolu, hästi siukest nagu positiivset emotsiooni ja ongi siuke ülim küllus või rikkus või luksus või ma ei tea midagi taolist. Igal juhul keegi saab siin enda asjadega väga hästi hakkama, et see inimene, kes on siin selles keisrinna energias või kes võib saavutada selle energia, et see inimene tuleb väga hästi nagu toime asjadega, et ta ei vaja teist inimeste nagu toetust, et ta
ta saab väga hästi hakkama. Kindlasti naisterahvastel on nüüd võimalik saavutada endal see energia. Muidugi meesterahvaste jaoks võib see tähendada hoopis sükest viljakat austajat partnerit, et siin on võimalus ka kellelgi pere luua või suurendada või midagi taolist. Et väga hea külluse kaart. Nüüd muidugi teise kaardina teise ritta tuleb aga siit välja ülempreest rinna ja see on nüüd põnev selline nagu tarolugeja energia, et ma ei tea, vähid, kas te olete siin ise tarolugeja või on mingi kokkupuude teil taroga, võib-olla te saate tarolt hästi nagu resoneeruvaid sõnumeid, võib-olla siin kutsusin välja kellegi mingi raseduse, võib-olla juhtub see õige pea, aga midagi te avastate siin või midagi te saate teada, muidugi ülempreest rinna võib ka olla siuke hästi suur nagu eneseavastuse kaart, muidugi ta on ka siuke nagu saladuse või salakavaluse kaart, et te võite siin mingi saladuse teada saada, muidugi üleval oli see õigluse kaart ka, et mingid asjad võivad siin tulla välja ja mingitesse olukordadesse võivad tulla lahendused. Aga igal juhul mulle tundub, et siin on nagu just hästi suur siuke nagu spirituaalne energia, et vähite võib-olla olete hästi spirituaalsed inimesed, et siin karikate emand ja kohe ülempreest rinna ja keis rinna ka siin, et väga võimekas siuke nagu naisenergia, sest ülempreest rinna on ka rohkem siuke nagu spirituaal naisenergia kaart. Et võimalusi siin tõesti on vähkide jaoks palju ja ka siis areneda ise mentaalselt ja nii, vau, teise rea viimaseks kaardiks tuleb siit välja mõõkade emand ja üksteise all on nüüd mõõkade kuningas ja mõõkade emand ja kui nad tõsta nagu tegelikult niimoodi kokku, siis nad vaatavad üksteise poole ja see on tegelikult hea märk. Ja muidugi samast mastist nii kuningas kui emand näitab justkui siis ideaalset paarilisust. Et tundub, et siin vähkidel kas on loodud või on võimalik luua siis mingit ideaalset paarilisust liitu või mingit suhet. Et see alati ei pea olema romantiline, see võib ka olla mingi tööalane asi. Samas kuna siin on see keisrinna ja raseduse energia ja mingid siuksed, et siis tundub ikkagi nagu siuke nagu romantilise sideme või suhtekaart. Aga mõõkade emand iseenesest samamoodi hästi siuke iseseisev inimene, nutikas, aus, õiglane, tegutseja on ju, hea suhtleja. Samas mõõkade emand on nüüd üks miinus on see, et mõõkade emand on vahepeal iseendaga liiga karm. Et vähid, kui te tunnete ennast selles energias ära, et kui te tunnete, et te vahepeal olete iseendaga liiga karmid, siis ärge olge, eks ju, et see on täpselt see kaart, mis ütleb, et laske lahti ja ärge mõelge liiga palju nagu nendele negatiivsetele mineviku olukordadele. Nüüd aga kolmandat rida, vau, põnev. Kolmandat rida alustab vähi jaoks müntide emand. Esimest rida alustasime karikate emandaga, nüüd kolmandat müntide emandaga ja teise real lõpetasime mõõkade emandaga. Siin on mingid 3 naisisikut, siin on mingi rasedus, siin on mingid saladused, mingid avastused, mingid selgused ja siin on üks mõõkade kuningas ja mõõkade kuningas saab luua mõõkade emandaga ideaalse partnerluse või sideme. Et ma ei tea, kellelgi on siin palju võimalusi või ma ei tea, mis siin täpselt toimub, aga müntide emand muidugi on väga hea siuke usaldusväärse isiku kaart, leidlikkuse kaart, võib-olla ka siis siuke nagu rikkuse ja viljakuse raseduse kaart samamoodi, et võimalusi on palju ka nagu müntide emandaga, aga kindlasti see võib näidata ka head õnne, just head õnne materiaalses suhtes ka, sest mündid ikkagi on sellised töö või raha energiat, et siin keegi võib vahetada mingeid energiaid, et keegi läheb spirituaalsest energiast võib-olla üle mingisse tööenergiasse, võib-olla mingisse suhteenergiasse, et siin on võimalusi nagu hästi palju või on siis palju isikuid siin justkui seotud vähkide mingi teatud olukorraga, aga energia ei ole üldse halb ja seda ütleb ka tegelikult eelviimane kaart, mis on siis sauade 4 ja sauade 4 räägib liitude ja partnerluste nagu tähistamisest. See on kõige rohkem siuke nagu abieluliidu kaart, see kindlasti on siin olemas, sest mõõkade emand ja mõõkade kuningas loovad ideaalse partnerluse. Aga ta võib ka olla töösidemete või suhete või sõprussidemete või suhete liitude tähistamise kaart. Et igal juhul sauad aktiivsus, loovus, kirlikkus, see on siuke tegutsemine, eks ju. Et kui te siin ise tegutsete, siis te saate siin tähistada ka mingeid tugevaid suhteid või liite. On see siis ükskõik, kas sõprus, töö või armastussidemed, aga igal juhul see potentsiaal ja võimalus on olemas. Ja siin on ka tõesti palju nagu isikuid, et see tõesti võib olla siuke nagu grupi või seltskonna nagu pidustus või tähistamine. Ja nüüd viimase kaardina, hopsti, tuleb viimase kaardina vähile välja siit rippuv mees või poodu.
Muidugi selle kaardiga nüüd natukene tasub maha rahuneda, sellepärast et see kaart kindlasti ütleb, et kui te tunnete, et te olete närvis või vihane või kurb, siis see ei ole kindlasti õige aeg otsustamaks või vastu võtmaks mingeid olulisi või tähtsaid otsuseid. Et pigem tasub siin maha rahuneda, ei tasu kiirustada, tasub teha läbimõeldud otsuseid, valikuid, sest see kaart ütleb, et võib toimuda nagu palju segadust või võib siin nagu palju olukordi korraga olla, et kellelgi on vaja nagu kiirustada. Samas see kaart just ütleb, et ärge laske sellel segadusel ennast nagu häirida, et see müra, mis teie ümber on, et lülitage see nagu välja ja pigem tegutsege rahulikult, läbimõeldult ja läbi selle siis saate te teha õiged otsused ja valikud. Et ei maksa lihtsalt kiirustada ja kui tõesti tunnete, et olete kurb või emotsionaalne või kuri isegi, eks ju, siis see ei ole õige aeg vastu võtmaks olulisi või tähtsaid otsuseid. Vähid, see oli siis selleks korraks teie suhted armastuslugemine ja kindlasti visake pöidlanuppu, liituge kanaliga, kes saab toetada, võib liituda peregrupiga ning muidugi võite alati jälgida Instagramis. Oli meeldiv ning kohtume varsti taas.